esimese klassi juhatajaks hakkab Sirje Rebane. Naeratus on nagu päike, mis kõiki soojendab. Head kooliteed, Sirje, teile ka. Sirje on lisaks esimese klassi juhatajale ka meie õppeva juhataja ja üks ilus lillekimp, sellepärast saab Sirje siit ka teile üle anda. Kui sa oled hoolas laps, iga päev saad targemaks. Sulle on pannud kingituse välja ka Sõmeru vallavalitsus ja välja Põltsamaal. Aga mis on rahu? Mis on rahu? Rahu on sadu, mis joodab ja kastab. Rahu on kaja, mis vaikib ja vastab. Rahu on pihlakamarjadest pärg. Rahu on tuul vaikselt sillerdav järv. Kooli jaoks rahu on pisuke priskem. Rahu on siis, kui keegi ei kiskle. Rahu on mõtete puhtus ja tõde. Igaüks koolis on kõigiga sõber. Vaata ja sind vaadatakse. Mõtle ja sinust mõeldakse. Hooli ja sinust hoolitakse. Armasta ja sind armastatakse. Märka ja sind märgatakse. Head kooliaastad nii esimesele klassile kui kõigile teistele. Aitäh! Nüüd on sõna külalistel. Kallid lapsed, soovin teile ilusat kooliaastat teile, kõige väiksematele, kes te täna alles alustate oma kooliteed Uhtna koolis. Keskmistele ja teile puruvanakesed, kes te oma viimast aastat alustate, olge tublid. Õppige, lõbutsege ja pidage meeles, teie kool on parim. Kallid õpetajad, kallid lapsevanemad, teile tahaksin öelda seda, et nii nagu täiskasvanud inimeste elus, nii ka laste elus tuleb ette mõõnaperioode. Olge siis teie need, kes te oskate õigel ajal ulatada oma sooja käe ja hea silmavaate, kui laps on sattunud mõõnavette. Ja aidakem teda siis selliselt, et tõusulaine üle pea kokku ei lööks. Olge tublid ja head kooliaastat teile kõik. Aitäh! Nende poiste ja tüdrukute kohta võin ma öelda, et me oleme juba vanad sõbrad. Me oleme üheskoos käinud konnapulmas, üheskoos teinud raamatut ja uurinud raamatuid. Ja et sa ei unustaks, et ma olen nüüd teises majas ja siiski ikka veel sinu sõber, siis ma annan sulle tänaseks päevaks ühe maiuspala.
soovib veel keegi sõna võtta? Nüüd anname sõna meie kooli direktorile Tõnu Joabile. Uus valge kleit jäid lauale ootama teid, meie uued õpilased, teistesse klassidesse. Palun tulge ka korraks ette, me täname ja tunneme. Õppeaasta sees me tunneme rõõmu nendest õpilastest, kes kenasti oma õppimisega toime tulevad, kelle käitumisega ei ole probleeme. Aitäh teile, kodud, vanemad, sest eelkõige teie panus on selles, kui tüdruk, poiss oskab koolis käituda nii, nagu see on kohane. Eelmise aasta klassidevahelise korra võistluse võttis 7. klass, Edo klassi vanem ja Aike-Tiit klassi juhataja. Palun Edo kooli poolt üks kena kord kooliaasta hakuks. Elu on täis rõõme, täis tööd, aga tihti saadavad meid ka õnnetused ja kurbus. Kõik te olete teadlikud, et kesksuvel toimus traagiline autoõnnetus, kus hukkus meie kauaaegne õpetaja Iv Juda ja tema poeg Valdek Juda. Ma palun mälestame padunuid hetkelise heinasise. Aitäh! Ja nüüd saame tuttavaks ja värskendame tutvust meie õpetajatega. Kõigepealt meie kooli noorim õpetaja Heli Tappenau tuleb õpetama inglise keelt nendele klassidele, kes seda teevad. Nii et Heli, palun, esimene lillekõrking on teile. Kuna Küllike Plotnik palus just oma töökoormust vähendada, siis sel aastal tuleb abiks ka vene keele õpetajana Marina Kaadu, kes on tuntud ja tunnustatud õpetaja Aluveres. Esimese klassi juhatajaga saite tuttavaks. Oma töös hakkab juhendama ka teist klassi Sirje Rebane. Me sätime nii, et
mõned ained, mida julgeme põhiaineteks nimetada, töötavad klassid lahus ja need ainetunnid, kus on rohkem rallitamist ja laulu, nende tundide ajaks on siis esimene ja teine klass koos. 3. klassi juhatajaks on Madle Tiinas. Ma nüüd eksisin ankaateks. Jah, teie ees on tuntud ja tunnustatud õpetaja Sirje Tiile, tema juhendab 3. klassi. Nii, ja 4. klassi juhatajaks on Madle Tiinas. Viiendat klassi ja sel aastal täiskoormusega meie majas hakkab tööle Kadri Sada. Juhatajaks ja hingamuusikat õpetab teile teie lastele Liina Peep. 7. klass ja Urve Uut. Klass ja Vaike Tiit. Üheksas klass ja Hene. Aineelliku õpetab juhtute ikka käsitööd ja need kenad pillekilgud ja kompositsioonid on ka aineelliku juhendamise kokku pandud. Edu ja jõudu! Jüri Kruus on see mees, kes siin pildi käib selle kaameraga. Jüri, aitäh sulle ka jõudu ja edu tööõpetuse, õpetamise ja kehalise kasvatuse tundides. Leanet siis on meie psühholoog. Meil on hea meel, et meie
meie laste õpetajaid, korralekutsujaid, kui seda vaja on. hea, et meil on ka kolmas meesterahvas olemas, see on Reegik Senjor. Kaja Karts, Anne Raja, Ene Turro, Helle Joa, ka teile aitäh ja annan üle kena lillepilli. Teie lapsi teenindab söökla personal, seda seltskonda juhib Merike Potnik. Tema abiks on Merle Linde, Inna Heivaru ja Maiu Linde. Olgu teile edasi antud Merike Potniku otstaaveli teade, et toidu lõuna läheb sel aastal natuke kallimaks, on 7 krooni, aga toit muutuvad tunduvalt maitsmavaks ja lastele meelepärasemaks. Nii et ja lisaks sellele 1.–4. klass saab toidu hoopis tasuta. Nii et see on rõõm meile, see on rõõm teie lastele ja küllalt kodudele ka. Nii et kui te olete Merike, Ainu, Merle, Inna siin, siis me hea meelega anname teile ka tänutäheks ja jõudu soovides üle lillesid. Need olid meie töötajad ja siin on kooliastujad, siin on õpetajad. Soovin teile kõikidele toredat kooliaastat. Tahaks nii väga, et me sel aastal suudaksime majas töötada ka ilma väikeste pahandusteta. Hoia väga selle esimese pahanduse, siis jäävad ka järgmised tulemata. Ja iga kurb sündmus teeb meid kurvaks, kui see on seotud meie tänaste või eelmiste koolipoistega. Ja iga edu, mis saadab meie eilisi ja tänaseid koolilapsi, need teevad südame soojaks õpetajatele ja küllap rõõmu toovad nad ka kodudes. Olgu teil jagameid rõõmu rohkem pika õppeaasta jooksul. See koostab täpselt 175 päevast. Ja kui üle lugesime, siis sellest aastasse jääb neid päevi 75 uude aastasse, ülejäänud päevad. Olge oma lapsele toeks, sõbraks. Manitsege, kui seda vaja on. Tundke rõõmu tema elusammudest. Hoidke kooliga kontakti. Helistage ikka oma klassijuhatajale ja küsige, kuidas parajasti poisiga tüdrukul läheb. Ärge katkete kedagi, ära kümplake. Kui on muret, millest on vaja minu poole pöörduda, palun
seda. Ma usun, et tööühikud on kõikidel käes. Me andsime nendele peredele, kus 3 koolilast käib koolis, tasuta tööühikut. Me andsime ka nendele peredele, kellel parajasti raha ei juhtunud momendil olema, tööühikud kätte. Nii et raamatud saate ka seda aineõpetajatelt ja homme läheb kooliks lahti. Jõudu ja rõõmu teile kõigile! Koolikeel, koolikeel, küll su hääl on ikka hell, üle pika aja jälle meile kajad. Koolikell,
sinna koridori ette, et see ei, sa sõidad alt, aga kõik pirutavad üle. Treenerid tegid sama vea, kõigil läks 0 ja 1 hästi. Aga mina tegin alt, ilusti läks 4 ja me õpetasime kõiki. Koolipäeval ongi nii. Öösel magada ei saanud. Aga nüüd on nagu närv rahulikumaks. Jalad suriseid ikka ette pidi kõndima. Sulle enam mind ei panda, mis sa muretsed? Ikka kõnnib. Kontroll tööd, kui mingid seda tegema. Ma kujutan ette, et täna meil läheb veel hullemum kui praegu. Homme tuleb. Ei, lapsepäev on hästi sõbrad. Et enne 2 tüdrukut tõid mulle nii lühkali palus ja hästi arvanud. Ja tõesti tõde, need lapsed on toovad. Ma mõtlen seda sama, et põhjust ikka närveerimiseks ja abistamiseks ei ole. Jah, eks me alustasime kõik kunagi nii omal ajal, noore poisina või tüdrukuna. Aga ja seda, et iga üks kogenum õpetaja ütleb ühe nipi ka, eks ole. Küll me aitame, kui... Minu nippe ei ole, siis mina võin see kaasa. Ahaa, vaat see, Kelleks on nipped, sida võib lapsed. Hästi toimub noh, psühholoog muidugi, mis Lea esimese nipina nimetab. Armastus ja hoolide edastamast. See on esimene tarkus ajaloo. Kas esimene koolipäev? Sellusti. Tulin tunni plaani võtma. Ahaa, ja lapsed on päris rõõmsate nägudega ja... Te võite tulla vaatama. Ma juba käisin, aga... Küsimus on väga valesti seatud. Muidugi tahan tulla, ma esitan endale iga hommiku, kui ma Lasnamäe nõlvadel sirutan oma käsi ja ringutan. Siis ma mõtlen, et kuhu ma olen eksinud ära. Mulle meeldi üldse Lasnamäel. Aga õpetaja leht käib teile ja Uhtna kuulutus lugesite? Jaa, aga ma elan, mulle meeldib mu töö. Ma armastan oma tööd ja see on kõige suurem õnn üldse, mis saab inimeses enda. Ja lapsed on igal pool. Lapsed. Küllap ta nii on, aga kuidas täna töisel päeval 1. septembri saab üks Tallinna õpetaja siin olla? Sest et minul on töine päev alates homsest.
noh, edu teile ja mis seal ikka. Maia. mõttevabalt, kurbade mõtetega praegu. igaüks on sammud, koolitee on kümnendastaid pikk. Koolikotis nõiatsid ja kumm on, manulaabiks pärast tugevik. Koolikotis nõiatsid ja kumm on, kuni kaasab kustutada pead. Korralikul lapsel õhkus tamm on, kammi kaasa, kammib oma pead. Vana valge maja siiski püsib, endiselt on selles majas kool. Keegi tänaseid ei vasta küsib, numbreid nüüd on rohkem ajalool. Koolitöid on taarivaks läinud, nende aastate töö on minevik. Mõnel meie õpetajaist ammu käivad teid nüüd nimeks igavik. Seda tõmmi ikka veel ei ole, mis teeks olematuks kõik me pead. Koolipoisidega on ka kaane, õpetaja soovib ainult head. Vana valge maja siiski püsib, endiselt on selles majas kool. Keegi tänaseid ei vasta küsib, numbreid nüüd on rohkem ajalool. Kuulsusta vaja küll. Seda oma kooli lauluga laulda, seda polegi sealt laulda. Hümn. Nii on söömale. annan lood kätte. Igal paigal oma nägu, igal majal oma vaim. Meie kooli elulugu aastatega armsaks sai. Alles nurgakivi pandi, hobeehitus siin käis, et saab valmis kord see maja. Lausa uskumatu näis, nüüd siis sündimas on ime, võrdsest sirguma peab puu. Päevikuisse jäävad nimed, kodu mulda jäägu ju. See on Heli kooli hümn. Vajab valgust, kasvab laps end vajab hoolt. Kus on õppija, kus on algus, mida õpetab meil kool? Olen selgeks saanud tähed, ükskord üks on hästi pühas. Nii ma klassist klassi lähen, tarkust kogun iga päev. Spordisaal ja rahvatantsud, koolilaul ja näitering. Alles tulevikust taistan, mis on kõige selle hind. Tean, kui lahkuda siit tuleb, tean, et raskem on veel ees. Siiski kodukooli tuleb, kõik ja näitavad mul veel. Tarkust arvimine vara, seda ikka meeles peab. Kergelt kätte ju ei tule, mitte miski ilma peal. Koolitöö on seda liiki, selles halba kui ka head. Pole kaotust, pole viiki, võitma iseennast peab. Aitäh, Elina. Viis Elina Peri, sõnad Siri Rebane.